autor või koosoleku looja, just. Jah, See ma on panin juba. pärast selle. Et meie poolt siis on jah nii, et me oleme siin Karmen, Hanna, Annika, oleme kõik turunduse tiimist Alexelast ja siis mina olen võib-olla siis see, kes kõige rohkem on seotud veebipoolega ja kogu selle tehnilise poolega nii-öelda, et päris IT ei ole, aga nagu nendega väga palju suhtlen. Ja siis mina olen nüüd 5 kuud olnud Alexelas, ka suhteliselt uus. Hannoga oleme sama kaua enam-vähem, et Hanno, sa vist tulid 2 nädalat varem. Ja Karmen on siis olnud pikemalt, et üle aasta, kui ma nüüd hästi mäletan, on ju. Et Jah, täitsa õige. Just. Et ühesõnaga me ka, põhiliselt on siis see nagu mulle see koolitus, aga kõik teised ka ikkagi tahaks teada siis, kuidas see asi käib. Nii et meie poolest võib algust teha. Hästi. Nagu siis Karoliina ütles, et kui on küsimusi, küsida kohe vahele. Koolitus on selles mõttes 2 osas, et esimene osa ma näitan slaidide peal, pärast te saate ka selle esitluse endale. Ehk kui teil tekib soov, et ma kuskilt saaks midagi veel täiendada, et mis infot te tahaks ka nii-öelda kirjalikult siis saada pärast, võite teada anda, et siis ma saan hiljem enne saatmist neid veel natuke täiendada. Ja teine pool siis me võtamegi teie Alexela GA4 konto ette, käime põhivaated üle, seal on oodatud väga küsimused, et mis vaateid te täpselt soovite vaadata või et kuidas midagi teha. Et siis on selline praktilisem pool. Aga kõigepealt ma siis alustan slaididega. Näete mu ekraani? Jaa. Super. Siis kõigepealt ma alustaks lühiülevaatest. See on siis võrreldes endise Universal Analyticsiga. Eelised, mis GA4 on alustuseks kombineeritud veebilehtede ja äppide ülene statistika, ehk ongi võimalus kokku tuua ühte propertisse nii veebiliiklus kui äpiliiklus. Samuti on täpsem kasutajate statistika, ehk andmeid on võimalus vaadata nii sessiooni põhjal kui ka kasutajate põhjal, ehk siis rohkem nii-öelda võimalust erinevate andmete analüüsimiseks. Samuti on võimalik andmeid eksportida ja töödelda BigQuery lahenduses, mis jällegi siis pakub erinevaid variante veel täpsemaks analüüsiks. Lisaks on paindlikum andmestruktuur ja rohkem võimalusi andmete kogumiseks, ehk kui tehagi näiteks eventide seadistusi, on võimalik kaasa saada palju erinevaid parameetreid, et saada veel täpsemat infot siis kasutaja interaktsioonide kohta. Samuti on võimalus kohendada loogikat, mille alusel tulemusi kanalite ja kampaaniate vahel jagatakse, ehk siis on attribution. Et hetkel on seal 2 võimalust, on data driven, mis ongi üldiselt kõikidel kontodel by default peal, aga samuti on see võimalus muuta last click'i peale, ehk siis ta oleks sarnasem nii nagu oli varasem GA3. Ning lisaks on ka parem ühilduvus GDPR reeglitega, mis siis hetkel on eriti selline aktuaalne teema, ehk siis selles juba GA4 on igatepidi parem eelis nii-öelda. Mis aga on hetkel puudused, ehk andmete tõlgendamine ja töötlus on ajamahukamad. Palju tuleb sellest, et kui varasemalt on harjunud GA3 kasutama, siis see ümberharjumine, samuti kui tahta ongi neid palju lisaparameetreid saata, siis need tuleb ka GA4 sees algselt kõik ära seadistada. Siis kui soov on vaadata varasemat turundusinfot, ehk siis kõik, mis oli GA3-s kogutud, siis selleks on vajalikud lisaseadistused. Et GA4 neid importida ei saa, aga selleks näiteks ongi Luca Studio võimalused, et neid on, aga see kõik jällegi nõuab nii-öelda lisatööd. Ja samuti siis ebaolulise liikluse välistamisel on rohkem piiranguid. Et GA3-s oli võimalik välistada ka URL-ide kaudu, siis GA4 saab ainult IP-de kaudu välistada hetkel. Siis on agenda, siin on siis nii-öelda kõik need punktid, mis me üle käime, siin ma palju ei peatu, aga pärast teil on siis lihtsam vaadata, et umbes kus maal see oluline slaid teie jaoks on.
Kõigepealt räägime siis natuke kasutajaliidesest. Võrreldes GA3-ga, nüüd on uus minimalistlik vaade. See vaade on puhas, selge, kuidagi kohe silmale hea vaadata. Kõige olulisemad raportid, mida me vaatame tavaliselt, on raportite all acquisition sektsioonis. Ehk seal on ka siis kasutajapõhine ja sessioonipõhine raport. Muidugi on seal ka veel engagement, kus siis on konversioonide eventide info. E-comi puhul on monetization all kõik e-com info. Ja samuti on meil võimalus vaadata useri alt erineva kasutaja atributsioone ja tehnilisi näitajaid, ehk siis ongi audience'id, brauseri tüübid, seadmete tüübid, kõik selline. Mis siis GA4 üks uuendus on, kui GA3-s olid segmendid, siis GA4 on comparisonid, mis siis on selline filter, mille sa paned peale ja siis saab raportite vahel liikuda niimoodi, et filter küll läheb mitte aktiivseks, aga üleval saab linnukesega selle igas raportis kohe uuesti aktiivseks teha. See annab võimaluse siis võrrelda välja filtreeritud datat koos kogu dataga, aga samuti on võimalus sealt see kogu info kõrvalt ära eemaldada ja vaadatagi ainult välja filtreeritud infot. Hetke miinus selle puhul on küll veel see, et neid ei ole võimalik salvestada. Aga me väga loodame, et see võimalus ka üks hetk tuleb. Aga positiivne selle juures on see, et neid luua on kerge. Õiguste ja admin vaates väga palju midagi muutunud ei ole. Ligipääse saab anda samamoodi kui varem. Küll aga mis e-com klientide puhul on hea, on see, et on võimalus piirata revenue datat, kui anda ligipääsu. Ja samuti on võimalik ka cost datat piirata, ehk siis kui on vaja anda ligipääs kellelegi, kes ei soovi, et näeks seda infot, siis saab seal allosas teha need linnukesed, et ta neid kahte parameetrit ei näeks. Siis on datastreamid, mis on see koht, mille kaudu me toomegi kogu liikluse GA4 sisse. Nüüd siit pildi pealt on ka näha, et on üldvaade, kus on kõik datastreamid, siis on eraldi veel iOS-i, Androidi ja veebivaated. Ehk ühes propertis võib olla palju erinevaid datastreame ja kõik nad siis koonduvad sinna datastreamide vaatesse. Atributsioon. GA3 oli siis last click põhine, ehk kõik konversioonid läksid viimasele külastusele. GA4 on data-driven atributsioon, mis siis tähendab, et Google hindab seda külastust ja külastuste jada, kus kaudu kasutaja on tulnud, ning vastavalt sellele jagab konversiooni nende erinevate kanalite vahel ära. Selle tulemuseks on rohkem kvaliteetseid andmeid, eriti mis puudutab kõike turundust, siis kui näiteks importida GA4 konversioonid Google Adsi, siis ta jagabki neid juba et Google Ads on saanud justkui rohkem konversioone, ta on igatepidi kvaliteetsem ka optimeerimises. Default channel grupid ja UTM-id, ka seal tuli muudatusi. Performance Max ja Smart Shopping liiguvad cross-networki alla ning selleks, et need cross-networki alla ilusti sisse jookseks, oleks vaja siis manuaalses UTM-is kampaania nimes kasutada sisaldust cross-network. YouTube'i kampaaniad liiguvad liikusid kõik paid videogruppi. Samuti shoppingul on manuaalse shoppingu puhul kasutusel nüüd CPC, ehk siis ta selle läbi jookseb ilusti õigesse default channel gruppi. Ja Facebooki puhul siis samamoodi näiteks on olemas nii paid social kui organic social, selleks, et Facebooki reklaam jookseks ilusti paid sociali alla, siis kasutada UTM Facebook CPC või siis Facebook paid, et olenevalt siis, mis dokumentatsioonis kirjas on, et meie soovitus on väga neid jälgida ja neid lahendusi siis kasutada. Samuti on võimalus ka kasutada erinevaid meediume nagu affiliate, audio, SMS ja erinevad push notification'ite ja asjade jaoks. Dokumentatsioonis on üsna hästi kõik välja toodud, mis on soovitatav kasutada ja kuidas võiks tagida ning siin on siis ka dokumentatsiooni link, mida te saate pärast ise ka vaadata.
et seal on jah, nagu ka pildilt on näha, et osades kohtades on noortingimused, osades kohtades on and-tingimused ehk siis kas üks või teine või peavad olema mõlemad tingimused täidetud. Kui UTM-id on kasutusel, siis et neid GA4 sees vaadata, tuleb valida õiged dimensioonid. Ehk siis üldiselt siis, mis siin all jooksevad, ongi source medium, kampaania, mis siis on sellised nii-öelda kohustuslikud ning on ka manual ad content ja manual term. Kuid nendega oli nüüd hetkel probleem, et neid viimaseid kahte ei saanud GA-s hästi kätte vahepeal. Ma nüüd hetkel jäin vastuse võlgu, me saame pärast üle vaadata, kas need nüüd on tagasi või mitte. Et need saab seal Explore'i vaates kätte, aga mitte tavaliste raportite vaates. Aga siis source, medium, campaign on sellised põhilised, mida kasutada. Et kui ongi soov vaadata kahte korraga, nagu ka pildil on näha, et source, medium ja kampaania, siis ongi 2 dimensiooni lisada ja saab neid kõrvuti vaadata. Küll aga on oluline siis siin puhul see, et kuna on nii sessioonipõhised dimensioonid kui kasutajapõhised dimensioonid, et kui ollagi sessiooni raportis, siis teine dimensioon peaks ka olema just nii-öelda source mediumi kampaania nende tasemel sessioonipõhine dimensioon. Et pilt on ka näha, et mõlemad on sessioon algusega. Et pärast, kui me võtame GA4 lahti, siis ma näitan ka, kuidas on need teised nii-öelda seal nähtavad ja siis kuidas seda valikut teha. Üldine liikluse ülevaade ehk ongi, et on uued default channel grupid siis. Ehk siis nende põhjal on üldiselt siis need liiklusraportid kohe olemas. Ja siis sealt siis saab juba edasi muuta, mis andmeid täpselt on soov vaadata. Kui GA3-s me olime harjunud bounce rate'iga, siis GA4-s by default on raportites engagement rate. Bounce rate'i saab lisada kõikidesse raportitesse juurde, selleks tuleb lihtsalt raportis väike muudatus teha ja seda ma ka näitan pärast, kuidas on võimalik teha. Küll aga lihtne meeles pidada, et engagement rate plus bounce rate on alati 100%. Ehk kui engagement rate on näiteks 70, siis on teada, et bounce rate on 30. Millised kasutajad GA4 paneb siis justkui engage kasutajatele on 3 tingimust. Kasutaja peab olema olnud kas 10 sekundit lehel, vaadanud 2 või rohkemat lehte või siis sooritanud konversiooniks märgitud tegevuse. Et nii kui ühe neist on kasutaja sooritanud, siis automaatselt ta jookseb engaged kasutaja alla. Ning viimane punkt siit slaidilt, et ongi siis uued dimensioonid, et nii sessioonipõhised kui kasutajapõhised dimensioonid. Et siis need on olulised meeles pidada. Kampaaniavaade sarnaneb täpselt samamoodi teistele vaadetele, lihtsalt jällegi on oluline otsustuskoht, kas on soov vaadata infot sessiooni põhjal või kasutaja põhjal. Meie üldiselt vaatame kõike sessiooni põhjal, aga alati võib kasutaja põhjal vaadata, et selles mõttes otseselt õiget valet siin ei ole, oleneb, mida on soov analüüsida. Nüüd on GA4 selline koht nagu advertising tab, kus siis just e-com klientide puhul on see hea koht, kus vaadata ROAS-i GA4 enda sees. Lisaks seal näeb ka ad cost'i, saab võrrelda, kuidas last click ja data driven erinevalt siis kanaleid mõjutavad ja samuti on see koht, kus saab vaadata kasutaja kogu konversiooni teekonda. Ehk siis ongi sealt hästi näha, kui palju kordi on kasutaja enne teelehti külastanud, kui ta on konversiooni sooritanud. Eventide kohta, siis GA3-s meil olid goal'id, GA4-s on meil eventid ja konversioonid. Need asuvad kõik engagement'i alt ja nagu ma enne mainisin, siis eventidele saab kaasa saata parameetrid. Parameetrite vaatamiseks on 2 erinevat võimalust. Üks selleks on, kui vajutada lihtsalt eventi nime peale, siis ta viskab sellisesse vaatesse, nagu on see pisem pilt. Ja seal siis näeb real-time'is parameetreid, ehk siis ongi viimase 30 minuti parameetreid. Kui aga kõik parameetrid on lisatud ka custom dimensioonidele, siis saab neid lisada ka teise dimensioonina raportisse juurde.
ja see siis annab võimaluse vaadata pikema perioodi parameetreid. Ja see on hea võimalus siis saata eventidele kaasa täpsustavat infot, et näiteks kui ongi CTA-klikid, saab teha ühe eventi kõikide CTA-klikkide jaoks ja parameetritega saata kaasa kogu täpsustav info, et see jääb igatepidi GA4 pildi puhtamale. Ning mis on veel erinevus võrreldes GA3-ga, on see, et kui GA3-s loeti sessiooni või goal'e üks goal sessiooni kohta, siis GA4-s eventide alla jookseb täpselt nii palju evente, kui kasutaja teeb. Konversiooni tasemel on võimalik määrata, et by default on täpselt samamoodi, et täpselt nii palju konversioone, kui kasutaja siis teeb, aga seal saab ära muuta, et üks konversioon sessiooni kohta. Et üldiselt meie oleme jätnud igal pool, et nii palju kui kasutaja teeb, kuid on mingid erandjuhud, kus on olnud vaja muuta, et üks konversioon sessiooni kohta. Audience'id, neid on võimalik vaadata user sektsioonist. Seal on eraldi demograafiline raport ja audience'ide raport. Ja audience'ide raportis siis on nähtaval kõik audience'id, mis GA4 enda sees on loodud. Ehk siis teie näitel Alexela full kontos oli ainult all users audience, aga kui nüüd näiteks luua sinna juurde veel erinevaid audience'id, siis need ilmuvad samuti kõik sinna raporti vaatesse ja siis saab neid hästi lihtsalt analüüsida. Et see on minu meelest väga hea koht GA4 sees. Ma küsin korraks vahele, et kas audience tähendab siis nagu sihtrühma, et kui näiteks erinevatel kampaaniatel on erinevad, võib-olla mõnevõrra erinevad sihtrühmad, et siis saab luua sinna. Ja, täpselt. Et ma võin pärast näidata ka GA4 sees, kus neid saab luua. Ning kui GA4 on Google Adsiga ühendatud, siis nii kui luua GA4 sees audience, siis automaatselt imporditakse ka Google Adsi, ehk siis saab mugavalt ka Google Adsi kampaaniatel seda kasutada, kui on soov. Seda vaatame kindlasti, jah. E-comi puhul siia ma screenshoti juurde ei pannud, kuna Alexela full konto puhul oli see tühi, sest veel seal e-comi seadistatud ei ole. Kuid korrektse seadistuse korral on näha ilusti toote ostuteekonda, ehk ongi kui palju on tooteid vaadatud, ostukorvi lisatud ja kui palju on ostetud. Ning mis veel on e-comi puhul siis hea, et revenue info jookseb ka kõikidesse teistesse raportitesse sisse, ehk siis saab ka revenue põhjalt teistes raportites analüüsida. Ning viimaks exploration, see on siis GA4 koht, kus luua erinevaid custom raporteid. Seal on hästi palju võimalusi, milliseid raporteid luua, kuidas neid luua, seal on suur eelis, et saab lisada, kui ma nüüd eksi, kuni 5 dimensiooni kõrvuti, kui raportis saab vaadata ainult 2 dimensiooni. Ehk siis see on see koht, et kui on vaja veel rohkem detaili minna GA sees, siis seal saab seda teha. Küll aga selle miinus hetkel on see, et kui näiteks meie loome mingi explorationi, siis me saame teile jagada ainult read-õigust, mis kahjuks sisaldab ka seda, et ei ole võimalik kuupäevi muuta. Aga siiski, ta on hea asi, kus siis minna rohkem detaili. Et see on üks koht, kus ma soovitan kõigil ise katsetada, ringi vaadata, et ma näitan selle põhiloogika ära, kuidas seda kasutada. Aga kui on juba soov rohkem selle edasi vaadata, siis kuna seal on nii palju võimalusi, siis kõige peale lihtsalt ei jõuaks täna süveneda. Ning mis on explorationi puhul veel hea, et kui teha näiteks funnel explorationit, ehk siis kui ongi kasutajale pandud ette selline flow, mida ta peaks läbima, mis järjekorras näiteks eventide baasil, siis selle explorationi saab pärast ka ilusti raportite vaatesse tõsta. Et kõik ei ole võimalik sinna tõsta, aga mingeid on. Et ma saan ka siis seda näidata, kuidas seda saab teha. Ning viimaks GA4 ja Looker Studio, et siin ongi nii palju, kuna meil on majas eraldi tiim Looker Studio jaoks, siis mina teen nii palju, et see on igatpidi aeganõudvam hetkel, kuid see järjest on ajast paranenud, kogu see Looker Studio ja GA4 ühilduvus. Ehk see on ka tegelikult asi, mida soovitame kasutada,
seal on sarnased võimalused või isegi rohkem võimalusi, kui on GA4 Explorationis. Pluss sellega on see hea, et kõik saavad seal siis kuupäevi muuta ja vaadata neid andmeid. Et selles mõttes Looker Studio on kasulik. Ja tegelikult slaidide poole pealt see oleks kõik, see oligi selline lühiülevaade ja siis pärast, kui teil tekib ka nüüd teie konto ülevaatuse käigus ideid, mida ma võiks slaididele juurde lisada, siis võite seda teada anda, et siis ma saangi seda peale koolitust teha. Aga nüüd siis saadaks teie kontot ja siin ma väga julgelt soovitan, et te võtaksite ka endale kontoed ette, et saaksime koos need asjad läbi käia, et siis võib-olla teil juba jääb käe sisse, et kuidas seal mingeid asju teha, mingeid asju vaadata. Kõigepealt ma alustaks sellest teatest, mis siin ees on, ehk siis see on nii-öelda consent teade, mis siis hetkel enamus kontodel ongi ees, ehk siis, et Google tahab kindel olla, et kõik, kellel on GA kontod, et nad oleks teadlikud consent tingimuste muudatusest. Et nii palju, kui ma teie lehte vaatasin, siis consent teil oli peal. Et selles osas, Karoliina, et kas sa oled veel ka täpsema info saatnud, et seda ma hetkel ise ei tea. Ja me oleme selle välja saatnud, et tagasi, siis meil on uus kohtumine tuleb kokku planeerida arendaja ja kõikide tiimi liikmetega. Hästi, siis ma sellel teemal hetkel siin rohkem ei peatu. Siis kui GA4 lahti võtta, siis see on see esimene vaade, kuhu me jõuame. Ma võin enda ekraani natukene suuremaks teha, siis on äkki mugavam. Et see vaade väga suurt infot meile alguses ei anna. Küll aga ta näitab seda, et kas Analytics on veebilehel aktiivne või mitte. Ehk siis siit on näha, liiklus tuleb sisse, seega selles mõttes on kõik korras. Siis samuti siin ta pakub erinevaid raporteid, mida on siis hiljuti vaadatud. Ehk kui te teate, et te just viimati vaatasite mingit raportit, mida tahate uuesti avada, siis saate siit alt seda teha, et ei pea minema raportite vaates seda otsima. Ja samuti siis on siin soovitused, et mida GA soovitab, et mida võiks vaadata. Kui nüüd edasi minna, siin vasakul on menüü ning menüüst järgnev punkt on reports, mis siis on see põhivaade, kus on kõik olulisemad raportid. Esimene on siis report snapshot, mis on igal nii-öelda sektsioonil. Siin ma samuti pikalt ei peatu, et siin ongi selline ülevaade, kus saab jälle täpsematesse raportitesse hüpata. Kui edasi minna, siis on real time, mis siis näitab viimase 30 minuti infot. Et seda on huvitav vaadata, kui mingi suur kampaania on laivi läinud, et kuidas liiklus on tõusnud ja isiklikult mina kasutan seda ka troubleshootimiseks, et vaadata, kas mingid UTM-id jooksevad sisse, kas mingid eventid jooksevad sisse. Aga üldiselt ma ka siin raportis ise vist ei peatu. Järgmine sektsioon on lifecycle, kus all siis ongi olulisemad raportid. Esimene on acquisition, kus esimene raport on overview, mis jällegi selline üldine overview, otseselt mitte mingit suurt infot ei anna, aga samas sellised basic info saab kätte, ehk siis milline on kõige populaarsem kanal, kus kaudu tullakse, milline kampaania, et näeb seda infot. Kui edasi minna, siis järgmine on user acquisition, mis siis on kasutajapõhine raport. Et nagu siit on ka näha, siis dimensiooni alguses on first user. Ja siin, kui ma nüüd tahan lisada juurde teise dimensiooni, siis ma lisan siia plussmärgi peale. Mina üldiselt kirjutan, mis teist dimensiooni ma tahan juurde otsida, aga alati on võimalus siit ka lihtsalt vaadata, kus seal see midagi on. Oletame, et me praegu tahame näiteks lisada juurde kampaania, siis ma kirjutangi siia campaign. Ja siin siis tuleb palju erinevaid võimalusi. Kuna me oleme kasutaja raportis, siis minu jaoks on siit kõige sobivam first user campaign, sest ma hetkel ei soovi vaadata ideed. Teine võimalus on first user manual campaign, aga hetkel ma valin selle. Ja siis tuleb siia see teine dimensioon juurde,
mis siis annab default channel grupi alusel kampaaniad. Kui ma nüüd tahan siit vaadata näiteks ühte konkreetset kampaaniat, siis selleks on kõige mugavam kasutada search baari, mis on siin. Ja näiteks ma tahan search kampaaniaid, siis ma kirjutangi siia search ja siis ta annab kõik selle sõnasisaldusega kampaaniad mulle. Kui ma tahan ainult konkreetselt seda kampaaniat, siis ma kirjutangi täpsemini näiteks kampaaniakoodi või kirjutangi konkreetselt kampaania nime, et ma soovin ainult seda vaadata. Kui ma tahan aga vaadata rohkem erinevaid tüüpi kampaaniaid, siis selleks on kaks võimalust. On võimalus lisada peale comparison või filter. Kui lisada filter, siis see jääbki ainult siin raporti vaates, ehk kui edasi liikuda, siis see kaob ära. Kui lisada comparison, siis see jääb alles ka siis, kui liikuda raportite vahel ringi. Kuna nende lisamine selles mõttes on täpselt samasugune, siis hetkel mina lisaks comparisoni, sest siis ma saan ka kohe näidata, kui muude raportisse liivame, et kuidas see alles jääb. Siis kõigepealt tuleb valida dimensioon, mida on soov üldse vaadata. Siin on täpselt samamoodi võimalus otsida, ehk hakata nii-öelda manuaalselt scrollida või siis hakata kirjutama. Näiteks praegu võtame kampaania või tegelikult midagi üldisemalt, võtame näiteks linnad ja ma tahan 2-3 linna valida. Siis kui ma panen contains, siis ma pean ise teadma või kui ma panen does not contain, et mis see väärtus on. Kui ma aga panen exactly matches või siis does not exactly match, siis ta pakub mulle kõik need võimalused ette, mis selles mõttes on hea mugav, et siis ma ei pea nii-öelda peast mäletama ka siis kampaania nimesid, linnade nimesid, mis siin olla võiks, et vaid ma saangi kohe siit selle valiku teha. Ja ma võtan siit näiteks Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi. Kui ma olen selle valiku ära teinud, siis kindlasti siin all nurgas tuleb valida apply peale. Vastasel juhul see comparison peale ei lähe. Tundub, et ta ei taha mulle anda seda praegu. Proovin korra uuesti või siis on mul vaja refreshi. Ma teen refreshi, sest ma võtsin juba varasemalt selle lahti juurde, siis hetkel ei taha kohe mulle seda anda. Ehk kui vahepeal midagi on niimoodi, siis üldiselt refresh aitab kõige vastu. Ja, nüüd kohe lasi teha. Ja siit kõrvalt saab lisada juurde veel comparisone. Hetkel ma aga ei taha neid lisada, siis ma võin selle lihtsalt siit ristist kinni panna, siis läheb ekraanipilt jälle suuremaks. Nüüd siis on näha, et sinine joon on all users ehk kõik kasutajad ning oranž joon siis on need kasutajad, mis ma välja filtreerisin. Kui ma nüüd tahangi vaadata ainult enda filtreeringut, siis ma võin siit ülevalt lihtsalt all user ristist kinni panna, sest pärast, kui ma eemaldan enda comparisoni ära, all users tuleb tagasi. Ehk see mitte kuidagi kasutama või kaduma ei lähe. Ja siis nüüd ma saangi vaadata enda filtreeringu põhjalt mugavalt täpselt neid andmeid, mis ma siit tahan vaadata ja samuti ma saan siit veel täpsemalt otsida. Ehk selles mõttes see kasutamine on mugav. Ning nüüd, kui ma liigun edasi Traffic Acquisition raportisse, mis siis on sessioonipõhine raport, siis siin alguses tuleb all users tagasi, aga comparison jääb siia üles. Ta lihtsalt läheb mitteaktiivseks. Ning kui siia uuesti peale vajutada, all users kinni panna, siis ma nüüd näen jälle enda välja filtreeritud andmeid, aga nüüd siis juba uues raportis. Ehk selles mõttes see comparisoni kasutamine on lihtne ja loodame, et nad mingi hetk teevad ka selliselt, et neid oleks võimalik salvestada. Ma eemaldan selle comparisoni ära, et oleks rohkem infot raportis ja siis nagu näha, tuleb ju all users tagasi.
Siis edasi ma liiguks siia raporti nime juurde. Iga raporti nime juures on selline koht. Siin on 2 võimalust, kas siin on hüüumärk, mis on oranž või siis on roheline linnukene. Kui on hüüumärk, siis see tähendab seda, et threshold on peal ning mingi info läheb raportitest kaduma, sest nad ei nad ei täida miinimum taset, mida GA4 siis tahaks. Mis see tase täpselt olema peab, seda me siiani täpselt ei tea. Aga kui see on peale, siis võib olla kindel, et mingi osa infost siia raportite vaatesse ei jõua. Kui aga siin peaks olema roheline linnukene, siis see tähendab seda, et raport põhineb täiesti reaalsetel andmetel, ehk siis ei ole mitte kuidagi midagi modelleeritud ega midagi. Ehk siis see, et siin on hüüumärk, see on üldiselt väga tavaline pilt. Siis mis võib seda hüüumärki vahepeal ära võtta, on ajaperioodi muutmine. Ehk kui siit siis muuta seda, siit on võimalused, siit saab võrrelda eelnevate perioodidega, hetkel ma võrrelda ei taha, siis siit saab lohistada, valida täpsema perioodi, et siis mingi perioodiga see võib ära kaduda, aga ta ei pruugi ära kaduda, ehk see on selline nii-öelda natuke loterii. Et aga lihtsalt, kui on kampaania, millel on vähe mahtu ja siin üleval on hüüumärk, siis on võimalik, et täpselt selles vaates seda kampaania tulemust ei näegi, et seda on võimalik siis hiljem vaadata Exploration vaatest või siis Looker Studiost, et need 2 saavad kuidagi rohkem infot GA4 kohta kätte. Siis kui nüüd vaadata natukene raportite sisaldust, siis üleval on graafik, mis siis näitabki default channel gruppide põhjal, kus tuleb kõige rohkem liiklust, millised on üles-alla hüpped, ehk siis ongi, kui on mingi kampaania, siis suure tõenäosusega on kuskil üles hüpped. Kui liikuda edasi, siis meetrikute puhul on hea, et kui lihtsalt hiirega hoverdada siin peal, ta seletab ära, mis see meetrik teeb, mida see täpselt näitab. Siis kui siin ongi engaged sessions, siis täpselt samamoodi nagu ma enda välja tõin, et mis tingimusi peab kasutaja täitma, et ta siia alla jõuaks. Ehk siis ongi need samad 3 tingimust, et vähemalt ühe peab olema neist ära täitnud. Siis edasi event count. Event count'i alla, kui siin all on all events kirjas, jooksevad kõikide eventide count'id, ehk siin on kõik eventid kokku. Küll aga saab siit valida täpsemat eventi, mida on soov vaadata. Näiteks valime selle. Siis on näha, et see siit muutub. Need teised numbrid ei muutu, aga event count muutub. Ehk ongi näha, et palju otse lehele tulnud kasutajaid, näiteks selle ajaperioodi jooksul, mis tulevalt on valitud, sooritas selle eventi. Selles mõttes on hea koht täpsemalt evente kiiresti analüüsida. Ja täpselt sama käib konversioonide kohta. Et kõik eventid, mis on konversioonideks märgitud, neid siis näeb eraldi konversioonidelt ja saab siis ka siit täpselt samamoodi valida täpsema konversiooni, mida on soov vaadata. Ja nagu ma ka enne mainisin, et kui e-com on, siis siia jookseb ka revenue sisse. Nagu siit on näha, siis siia jookseb hetkel sisse engagement rate, ehk siis bounce rate ei saaks kiiresti siit arvutada, aga kui nüüd oleks bounce rate ikkagi soov siia juurde lisada või siis mingi muu meetrik, mida hetkel siin ei ole, siis seda saab teha, kui vajutada siin üleval customer report peale, mis on see väike pliiatsi märk. Kui siia peale vajutada, siis tuleb ette uus vaade, kus siis saab valida dimensioonid, mis siis oleks need põhidimensioonid, mis siia alla valikusse jooksevad. Neid ma hetkel ei taha muuta, aga ka neid saab muuta, et saab raportit kohendada vastavalt endale päris hästi. Aga ma soovin juurde lisada meetriku. Nagu siit on näha, hetkel veel annab juurde lisada, mingi hetk tuleb piirang peale. Ma tahan siia näiteks bounce rate'i lisada juurde, siis ma kirjutangi siia bounce rate ja panen apply. Siis hetkel see tulebki siia kõige lõppu
kuhu ma ta lisasin. Kui ma taga soovin seda tõsta näiteks engagement rate'i alla, siis ma liigun uuesti meetrikute peale ja lihtsalt lohistan ta sinna kohta, kus ma seda näha tahan ja vajutan uuesti apply. Ja siis ta tuleb juba sinna kohta, kuhu see sai tõstetud. Edasi, kui siis raportit salvestada, tuleb 2 võimalust. Üks võimalus on salvestada muudatus olemasolevasse raportisse. Seda ma soovitan teha siis, kui näiteks lisadagi juurde 1 või 2 parameetrit või dimensiooni, aga mitte midagi eemaldada ära. Siis kõik teised, kes seda raportit muidu kasutavad, neil kogu info jääb alles, mida nad varasemalt kasutanud. Kui aga olete teinud raportites rohkem muudatusi ehk mingeid asju ära eemaldanud, siis ma soovitan salvestada uue raportina. Ja mina hetkel salvestan ka uue raportina, siis ma saan näidata, kuhu need uued raportid lähevad. Kui ta on uue raportina tahate salvestada, siis ta raport tahab nime. Mina hetkel panen siia lihtsalt test, et ma teaks, et ma pärast kustutan selle raporti ära. Aga see siis nimetadagi võimalikult loogiliselt, et oleks kõigile arusaadav, mille jaoks raport on tehtud. Description on valikuline. Kui leiate, et tahate midagi täpsemalt seda raporti kohta kirjutada, siis võite seda alati teha. Aga hetkel mina seda teha ei soovi ja ma panen lihtsalt save. Siis siit on ka näha, et ongi nii-öelda see uus testraport nüüd. Ehk nüüd, kui ma siin uuesti mingeid muudatusi teen, siis ma saan salvestada juba save changes to current report. Ehk siis hetkel ma leidsin, et ma tahaks ikkagi veel siin muudatust teha ja tahaks lisada raportile peale filtri. Selleks on siin ka eraldi koht add filter. Siis ma vajutangi sinna peale ja ma saan juba valida, et mis filtrit ma tahan. Ma panen uuesti näiteks lihtsalt linna filtri ja valin siit, et ma tahan ainult Tallinna linna liiklust. Vajutan apply, see läheb siia peale ja nüüd ma salvestan ta juba olemasolevasse raportisse. Nüüd, kui ma siit tagasi lähen, siis see raport hetkel jääb mulle ette. Küll aga, kui ma nüüd siit pealt ära liigun, lähme nüüd raportite vaatusse uuesti, siis see raport kaob ära. Ja selleks, et ma nüüd seda raportit uuesti näeks, on siin all library, kuhu alla siis see raport jookseb. Kui ma library lahti võtan, siis siit on näha, et siin on see raport, mis ma just lõin. Üks võimalus, kui on selline raport, mida võib-olla ei kasuta üldse tihti, siis ta võibki vabalt siin vaates olla. Küll aga, kui on tehtud selline raport, mida kasutada näiteks igapäevaselt, siis on väga ebamugav käia seda siin vaatamas. Selleks siis on siin üleval kollektsioonid, ehk siis teil on see lifecycle kollektsioon aktiivne ja siin on nupp edit collection, ehk siis siit ma saan tegelikult muuta seda raportite vaadet, mis mul siia menüüsse tuleb. Ehk ma saan sellega kohendada kõik nii, et mul oleks seda hästi mugav kasutada. Ja hetkel ma näiteks tahangi selle oma loodud raporti tõsta ka sinna vaatesse, siis ma vajutan edit collection ja otsin siit oma raporti üles. See raport on viimane ja ma tahan ta tõsta näiteks siia traffic acquisition vaatesse, siis ma lihtsalt saangi ta lohistada siit. Või tähendab õigemini acquisition vaatesse traffic acquisition alla, ma lohistan sinna ja panen save. Ja nüüd, kui ma lähen back'i, lähen uuesti raportite vaatesse, siis ma näen, see testraport on siin olemas. Ja nüüd siit ongi näha, siin on see filter peal, mis ma sinna lisasin ja bounce rate on siia lisatud. Ehk selles mõttes on väga mugav, et ma saangi luua täpselt sellist raportit, mida ma vaadata tahan juba olemasolevate filtritega ja saan neid mugavalt siia lisada. Ma pärast eemaldan selle raporti sealt ära, see eemaldamine käib selles mõttes täpselt samamoodi, et minna uuesti edit collection ja lihtsalt see sealt risti peale vajutada, siis see eemaldub ära. Nüüd, kui liikuda edasi, järgmine on engagement, mis siis ongi eventide, konversioonide ja lehekülgede kollektsioon. Esimene jällegi overview tab,
mis sellist detailset infot ei anna, aga annab ka kiire ülevaate. Järgmine on eventide raport, kus siis ongi kõik eventid, event count, kõik kasutajad, nii-öelda, et palju kasutajaid on teinud evente, event count per user ning ka siis revenue jookseb sisse. Ehk teie puhul, kui te revenue'd ei ole, siis näiteks on võimalik revenue meetrik igast raportist ära eemaldada. Ja siit siis ongi võimalik, et custom on teil näiteks content name, mis on tehtud custom dimensiooniks. Kas see kuskilt teil välja? Jah, tuleb välja. Ehk siit ongi näha, et näiteks minu oleks evendi programmiga tuleb content name välja või siis kalkulaatoriga täpselt samamoodi tuleb content name välja. Ehk saab juba evendi kohta detailsemat infot vaadata. Et selles mõttes on hästi mugav seda niimoodi analüüsida. Siis kui filtreid või comparisoni kasutada, event name'i küll ei saa filtreerida, aga samas kõiki neid custom parameetreid saab. Ehk kui soovitegi näiteks konkreetselt content name'i välja filtreerida või mitut neist, siis kui ühte saab siit, kui mitut, siis comparisoni või filtri alt. Et selles mõttes saab mugavalt kõike vaadata. Kui edasi liikuda, siis järgmine on conversions, mis siis on nende eventide raport, mis on märgitud konversioonideks. Siin see vaade selles mõttes muidu on samasugune, täpselt samamoodi saab lisada teised dimensioonid juurde. Küll aga mis on selle eelis on, et kui nüüd vajutada siin näiteks, võtame kogukond liitu nupu kliki peale, siis ma saangi võtta välja täiesti selle konversiooni raporti. Ehk siis ta näitabki default channel gruppi, ma saan siit panna source medium kampaania. Saan lisada teise dimensiooni, saan panna pikema ajaperioodi, ehk siis mis ajast need asjad on seadistatud ja vaadatagi siis sellest ajast seda infot. Küll aga see info nüüd ei ole võrreldav sellega, mis me nägime nendes raportites, kuna siin oli user'i ja sessiooni info, siin aga ta on ilma eesliiteta. Ehk need andmed omavahel täiesti kokku ei lähegi. Ja see ongi okei ja see on asi, millega GA4 puhul peab arvestama, et kui vaadata erinevaid raporteid, siis andmed erinevad. Et täpselt üks ühele need ei ole. Ehk siis jah, see on jällegi koht, kus siis veel ka konversioonide infot veel vaadata. Järgmine raport on Pages and Screens, mis siis annabki infot erinevate lehtede kohta. Et siit ongi näha, et avaleht on see, mida vaadatakse kõige rohkem, aga siit siis saabki vaadata kõiki teisi lehti ka. Et ta annab hea ülevaate, kui soovite analüüsida, mis lehed toimivad kõige paremini, mida võib-olla saaks kuidagi paremaks teha või millele soovite rohkem kasutajaid suunata. Et siis see on hea koht võrdluseks, et kui paljud kasutajad siis mingeid lehti külastavad. Ning viimane siit on landing page, mis siis näitab seda, et mis on esimene leht, kuhu kasutaja jõuab. Avaleht on jällegi kõige populaarsem, aga on ka teised lehed, et on kampaanialehed, mis on kasutajatel Google'i otsingus välja tulnud, et saab ka seda analüüsida mugavalt. Ongi engagement sektsioon selles osas kõik. Järgmine on monetization, mis siis on e-comi vaade. Kuna teil e-comi ei ole, siis ma otseselt siin peal võib-olla isegi pikalt ei peatu. Et täpselt samamoodi, et siin muidu raportid oleks kõik sarnaselt üles ehitatud, samamoodi kõik on väga hästi ära nii-öelda seletatud, mis mida tähendab. Siin oleks juba ette loodud nii-öelda funnel report, mida ma siis ka pärast näitan, kuidas luua näiteks mingite eventide põhjal. Checkout journey äpi puhul oleks ka äpi sisesed ostud siin eraldi raportina olemas. Et publisher ads, kuhu alla siis lähevad väga konkreetsed URL-id, kus siis reklaami tehakse.
ja siis, kui ka e-comi puhul oleks promotion'id kasutusel, oleks ka nende puhul eraldi raport. Siis lifecycle alt viimane on siis, keeleline, lifecycle all on viimane retention, mis siis näitab, kui palju on ka lehel uusi kasutajaid ja kui palju on tagasipöörduvaid kasutajaid. Ja siis siin ongi erinevad nii-öelda graafikud, mis näitavad ära user engagement'i ajas, user retentioni, erinevad vaated. Kui siis edasi liikuda, lifecycle siit vahepeal väiksemaks, tuleb user, mis ongi siis rohkem kasutajapõhised andmed. Et siin ongi user attributes, kus samuti on esimene tab, overview tab, mis siis näitab jällegi sellist üldist infot. Kui edasi liikuda, siis on demograafilised asjad, kus ongi, et riik, regioon, linn, keel, sugu, vanus ja interest. Ehk siis saabki nende põhjal analüüsida infot. Samuti siis on audiences, kuhu siis tulevadki kõik need audience'id, mis on GA4 loodud, ehk saab ka neid vaadata mugavalt ühest raportist, et palju seal on kasutajaid kokku, palju on uusi kasutajaid, palju nad on sessioone teinud, et selles mõttes on hea koht analüüsimiseks. Ning viimane siit on tehniline, siis jällegi kõigepealt on overview tab, mis siis on jälle lihtsalt nii-öelda üldine. Ja siis on juba detailne raport, kus siis ongi, et saab brauserite kohta infot vaadata, seadme kategooria, mudeli, ekraani suuruse, äpi versiooni, võimalusi on erinevaid. Et see näiteks on üks raport, mida mina kasutan päris palju, kui mul on vaja troubleshoot'e teha. Et seda on huvitav vaadata alati, kus kaudu tuleb kasutajaid kõige rohkem, mis seadmeid nad kasutavad kõige rohkem, et jällegi annab infot teistmoodi. Ja see siis olekski nii-öelda nende põhiraportite vaatest kõik, kas teil on siiamaani äkki mingi küsimus tekkinud vahepeal? Ma lihtsalt mainin ära, et tegelikult ma ei tea, kas meil on pärast aega üks raport teha Alexelale, et Annikal on see City 24 mingid lingid, millele nad soovivad siis vaadata, et palju seal liiklust tuleb üldse, kas on mõtet nagu neid linke hoida seal City 24, ehk siis nagu selle asemel, et siis, et nad iga kord uuesti otsivad taga seda, siis neile see raport nagu teha ja siis nad saavad otse ühe klikiga vaadata neid tulemusi. Aga kui meil on aega, siis pärast teha, et näiteks Annika teeks ise selle raporti, et ta jagab ekraani ja siis ta nagu ise hakkab tegema seda, et ta saaks selle esimese asja tehtud, et see jääb talle siis kätte ka edaspidi neid asju välja võtta. Jah, sobib. Siis ma usun küll, et meil jääb selleks aega. Ja no ma ei tea, minul oli siuke küsimus, mis nagu tekkis, et võib-olla nagu kui see, ma arvan, kindlasti väga tähtis üle käia, et praegu oli see nagu tehniline, et kust mida näeb, et väga hea on ju, väga hea ülevaade. Aga võib-olla ma nagu sisuliselt tahaks teada näiteks sellist asja, mis on nagu, kuidas oleks kasuteguri mõõtmine, et kuidas me teame, et see on nagu saad info kätte, aga mis sa sellest infost nagu välja loed, et sellised asjad. Et engagement rate on nii palju protsenti, aga mis see tähendab? Kas sul nagu siukest sisulit info oleks ka meile jagada? Ma võtan kohe Traffic Acquisition raportist, selle põhjal on kõige mõistlikum. Ehk siis, kui siis vaadata, et ongi näiteks paneme engagement rate järgi, filtreerime või seadistame ära. Siis selle põhjal näiteks paid search'is on kõige kõrgem engagement rate, ehk kõik kasutajad, kes on paid search'ist tulnud, nad on lehel keskmiselt aktiivselt nii-öelda lehte kasutades või selline 2 minutit 32 sekundit.
Selle jooksul keskmiselt teinud 24,66 eventi ja iga kasutaja, ühe kasutaja kohta on umbes 2 engage sessionit siis. Ehk siit, kui ma nüüd võrdlen seda näiteks referraliga, siis referralil on samamoodi engagement rate on tegelikult ju kõrge, aga kui vaadatagi, et siis nad on sooritanud märgatavalt vähem evente, nende lehel viibimise aeg on olnud väiksem. Okei. Aga see event, nagu, mis ta täpselt märgib nagu? Siin ongi, et kõik eventid, mis nad on teinud, ehk siis kõik eventid, mis teil siin all on olemas. Okei. Ehk siis ükskõik millised neist nad on teinud, ehk siis nad liidetakse kõik kokku. See siis tähendab näiteks, ma ei tea, et ta nagu, scrollib seal või kuidas see event nagu tõlgendub täpselt? Ta klikib kuskil, scrollib. Jah, ehk ta liigubki aktiivselt lehe ringi. Et ta midagi seal teeb. Et selles mõttes see näitabki seda aega. Et kui ma näiteks võtangi võrdluse Directiga, siis kui vaadatagi, et kõik, kes on näiteks tulnud paid search'ist või paid videost, nad viidavad lehel märgatavalt rohkem aega kui need, kes tulevad otse. Ehk siis üks hüpotees näiteks oleks, et need, kes tulevad otse, nad üldiselt teavad, mida nad otsivad, aga need, kes näiteks tulevad läbi makstud kanalite, nad alles hakkavad vaatama, mida nad sealt reaalselt leida tahavad. Ehk siis sealt ka tuleb see erinevus. Ehk siis mina selle põhjal näiteks ütleks, et paid search ja paid video tulemused, isegi display email, et nad on head selles mõttes, et ikkagi kasutaja viidab lehel piisavalt aega, ta tutvub selle sisuga, ta toimetab seal ringi. Sest meil võib olla veel siuke nüanss juures, et kuna me kodulehte ju hakkame nüüd siin ümber ehitama, muutma kõiki asju seal, et praegu ta on natukene siuke segane, mis tähendab seda, et seal võib ka ju seal võib ka tegelikult tõlgendada see, et inimene ei leia kodulehelt üles seda asja, mida ta otsib, mis tähendab, et ta veedab seal rohkem aega, aga see ei pruugi olla ju otseselt positiivne, et ta võib-olla lihtsalt on liiga segaduses ja aga ta on nagu kindlalt asja vaja leida. Et kas see vist ju alati ei ole nii-öelda nagu, ma ei tea. Selles mõttes, et siinkohal võib-olla äkki oskab ka Karoliina täiendada rohkem, siis tema tegeleb teie kampaaniatega vist ka mingil määral. Mis see küsimus oli? No ma sain nagu praegu aru umbes nii, et kui seal on 2 minutit, 32 sekundit on kasutaja nagu seal aega veetnud, mis otseselt võib-olla tõlgendab kui midagi positiivset, et ta on nagu kauem meil veebilehel. Aga ma näen, et seal võib ka tulla see nüanss sisse, et ta on kauem lihtsalt sellepärast, et ta ei leia sealt kodulehelt üles. Siin tuleb vaadata, see läheb täiesti süvitsi, et siin tuleb vaadata, mis see maandumisleht on üldse, kuhu kasutaja maandub. Kui on näiteks kasutaja maandubki elektripakettide peale, siis suure tõenäosusega ta ongi seal kauem, sest ta käib kõik need paketid läbi, vaatab, mis talle kõige sobivam on ja see võtab aega. Või kasutaja maandub ülilihtsale maandumislehele, kus on ainult paar nupuklikki, aga ta veedab seal ülikaua, siis on ilmselt suure tõenäosusega näitab seda, et ta ei saa väga sealt mingit infot kätte. See on halb, aga jah, see läheb täiesti süvitsi, et see peaks analüüsima ka veel maandumislehti kõrvuti, et see täiesti sõltub, kuhu me kasutaja suuname. Ja, no ühesõnaga see info ei ole nagu otseselt, mis siit saab nagu kokku loeb, et see ei... sa ei saa nagu seda suures pildis nagu täpselt nüüd võtta, et näed, ta nüüd oli siin 2 minutit on ju 30 sekundit, et see on halb, et ta ei saa midagi aru, et nii ei saa öelda jah, et teil on nii palju neid vahelehti, teenuseid, asju, mingeid asju sa otsid hästi kaua, mingeid asju sa juba tead, on ju, keegi tuleb lihtsalt tahab arveid maksta, et siin tuli invoices välja, et nagu väga paljud käivad arveid maksmas, on ju. Lähebki kiiresti, et tal läheb siin 35 sekundit ja nagu see on tehtud, et jah, siin tuleb vaadata, et kuhu ta maandub ja mis
leht üldse on, et tal on lihtsalt nii palju erinevaid aspekte, mida jälgida, et see on keerulisem, siit jah ei võtta, ei saa võtta seda, et kui oleks lihtsalt lihtne e-com, siis on väga lihtne siit suures pildis midagi arvata või järeldusi teha, aga kuna teil on hästi palju erinevaid tooteid, siis siit välja lugeda kohe on väga keeruline. Jah, sest et meil on nagu põhiline ongi see, et me saaks ise kuidagi aru, et kuidagi oskaks mõõta, et mida me nagu väga halvasti näiteks teeme, kus saab parem olla. Et ongi, kui on teil kampaania, on ju, siis kampaanial on kindel üks maandumisleht, tead, mis see maandumisleht on, siis sa saad hakata analüüsima, et kuidas läheb sellele, et siin ongi, meil on enda kampaania nimetused, et kui väga vaja, siis me saame seda analüüsida. Kui sinul on näiteks see City24 kampaania, siis sa võtad selle siit eraldi välja, selle raporti, siis vaatad, hakkad hindama, et milline see maandumisleht on, kaua ta on seal. Siis saadki järeldada, et kui näiteks on infot tegelikult palju, et see peaks natukene kauem seal veetma, et seda kogu infot lugeda, aga ta läheb kohe ära sealt ja see viibimine on hästi väike, siis võib järeldada sellest, et teda ei huvita see nagu ei ole tema jaoks relevantne, et ta läks sealt kohe ära, on ju. Või mis iganes on ju, et see on täiesti jah, maandumislehe põhine ja kampaania põhine. Ja, sest ma nagu ise mäletan veel sellist, et seal me rääkisime bounce rate'idest ja sellistest asjadest ka on ja et nagu mingisugune best practice nagu enam-vähem on olemas, et mis seal olid mingid, et inimene, kui on mingi mega suur protsent, kus inimene on vähem 3 sekundit lehel, siis see high bounce rate on ju, et see ei ole väga positiivne, siis peab nagu sellega tegelema kuidagi. Et siin on ka kindlasti mingisugused best practice, niimoodi guidelines, et ühesõnaga mingiste raamidesse, et okei, et nii palju protsenti seda ja toda on hea tulemus ja nii palju protsenti on, siin on nagu mingi kriitiline, sellist analüüsi osa peaks nagu tegelikult ka vaatama, et me oskaks lugeda neid numbreid nagu veitse. Olla. Jaa, aga jällegi see on täiesti kampaania põhine. No näiteks, kui ma selle City24 välja toon, siis väga raske on midagi hinnata, sest et see liikluse maht on nii väike. Ja selle pealt on väga keeruline midagi öelda. Aga jah, kui me vaatame, et meil on see engagement rate seal, siis näiteks siis võtamegi mingi miinimum on ju, või et võiks olla 30% engagement rate on väga madal, on ju. Et siin tuleb otsa vaadata sellele kampaaniale maandumislehele, et miks see nii madal on ja miks kasutajad nagu engage sellele maandumislehele. Et neid asju ja, aga näiteks kui tuleb sotsiaalmeediale näiteks on ju engagement rate 50%, see tuleneb sellest, et me lihtsalt toome nii palju kasutajaid sinna lehele, et sellistel kampaaniatel ongi engagement rate madalam, et Google Searchil on kõrge sellepärast, et nagu kasutaja juba otsibki seotud sellega, kas Alexelaga või siis ma ei tea, otsib elektrit, on ju. Et neil on huvi juba olemas selle jaoks, sest et nagu näiteks sotsiaalmeedia reklaamid, need me jõuame ka kasutajateni, kes nagu, keda ei huvita, on ju. Selle tõttu on ka engagement madalam, et siin ma näiteks, kui ma kogu lehe engagement rate'i vaatan 76-47, siis väga hea tulemus. Et siin tuleb jah kanalipõhiselt ka vaadata, et kõik otseliiklus, direct, Google Search, et nendel kõikidel on kõrge engagement rate, et neil on juba huvi olemas. Aga kõik, mis on ja e-mailil peaks olema kõrge see engagement rate, aga kõik, mis on display kampaaniad või sotsiaalmeediad, siis nendel on juba eos nagu veidi madalam see võrreldes teiste kanalitega. Nii, ma vaatan, et meie e-mail, kuna meil on uudiskiri, see on siis uudiskirjast, ma saan aru, jah? Jah, see on uudiskiri, jah. Ja sellega me tegeleme, see on teine teema praegu. Et siin tuleb tegelikult üksikult vaadata neid asju. Et pigem detailidesse minna ju. Ja, no olgu. Aga siis ma praegu liiguks edasi ja liiguksid kõrvalt siis advertising tabile, et ma jätaks Explore'i hetkel kõige lõppu. Et kui advertising tabile vajutada,
siis esimene on selline snapshot, mis jällegi suurt mingit infot ei anna. Siis kõigepealt vaataks performance all all channels, mis siis ongi see, et kus on näha ad cost ja e-comi puhul siis oleks ka revenue näha. Et siis see ongi see koht, et kus siis saab seda ad cost metrikut varjata kasutajate eest, kelle eest ei soovi, et kes seda näeksid. Ja siin siis täpselt samamoodi käitub see nagu kõik teised raportid. Küll aga mis siin on erinevus, et siin üleval saab valida konkreetse konversiooni, et saab vaadata neid kõiki korraga, aga saab vaadata ka valikut korraga või ainult ühte korraga, et selles mõttes valiku võimalus on olemas. Ja edasi, kui minna model comparisoni peale, mis siis on attribution all, siis siit ongi näha, et last click'i ja data driven'i erinevus. Et summa konversioonidel on sama, aga siit ongi näha, et kanalite lõikes on erinevused sees. Nad ei ole küll suured, aga midagi siiski on, et mingitel kanalitel erinevad natuke rohkem, mingitel vähem. Et see on jah, hea koht, kus võrrelda võib-olla, et kuidas last-click'i puhul jaotuksid konversioonid ja kuidas siis data driven'i puhul praegu need jaotuvad. Ning viimane on conversion path, mis siis näitabki ära konversiooni teekonna. Siin ma siis valin hetkel ühe konkreetse konversiooni, näiteks kogukond liitunud klikk, et siis see näitabki selle ühe konversiooni teekonda. Et siit saab ridu juurde panna, et by default on alati 10 rida, aga saab kõikides raportides sealt ridu juurde panna siis. Ja miks see raport minu silmis on väga huvitav, on näha, et on kasutajad, kes tulevadki lehele läbi ühe kanali, sooritavad konversiooni ja ongi kõik. Aga on teised kasutajad, kes tulevad läbi mitme erineva kanali, läbivad pika teekonna, enne kui nad üldse konversioonini jõuavad. Ja siit siis selle rida 6 näitel ongi näiteks näha, et kasutaja on läbinud päris pika teekonna, aga kõik need kanalid ei ole endale konversiooni eest mingit krediiti siis saanud, kuna järelikult nad ei olnud niivõrd olulised kasutaja teekonnal. Et siit ongi näha, et page search on saanud, sellepärast et on läbi page searchi mitu korda tulnud ja samuti ka organic search, sest on läbi selle mitu korda tulnud. Aga kuna läbi organic socialide tuli ainult ühe korra, siis see ei saanud lõpuks mitte mingit krediiti. Et see siis annabki nagu võib-olla mingite konversiooni kohta parem aru saama, et kui pikk see kasutaja teekond võib olla, enne kui ta konversioonini jõuab. Et siis seda raportit soovitan ka vahepeal vaadata. See oleks sellest vaatest kõik. Siis nüüd ma räägin näiteks siin Explore'i ja siis peale seda ma näiteks ka, kuidas audience'isid luua. Ja siis on kõik küsimused oodatud ja siis peale seda siis saaks juba lasta selle custom raporti teha. Aga kui siis tulla exploration vaatesse, kui alustada raporti tegemist siin, on erinevaid võimalusi. Saab võtta täiesti tühja põhja ette või siis saab võtta juba mõne valiku ette. Et siin võimalusi on erinevaid. Kuid mida mina isiklikult kõige rohkem kasutan, on need esimesed 2, freeform ja funnel exploration. Ehk siis ma näitaksingi võib-olla nende 2 peal loogika ära, et kuidas kasutada. Ning siis hiljem saate juba ise kõik testida neid erinevaid võimalusi, sest tõesti siin võimalusi on palju. Aga nüüd ma võtangi näiteks, tahan freeformi teha, mis siis on tabelikujuline. Vajutan siia peale ning ta annab juba ette mingid andmed. Et siis saab andmeid ära eemaldada, andmeid juurde lisada, täpselt nii, kuidas on soov. Kuna mina hetkel neid andmeid näiteks ei soovi vaadata, mis siin on, ma eemaldan nad kõik siit ära. Ehk siis see parempoolne rida või tulp õigemini on see, mis siis andmed kuvataksegi reaalselt seal raportis. Ja kogu see vasakpoolne tulp on siis kõik need, mis siis on nii-öelda, mida sa saad sinna juurde nii-öelda lisada, et mis sa siia saad endale juba valmis tõsta. Et siit ma näiteks hetkel eemaldan ka need gender, country, device category
asjad eemaldan kõik hetkel ära ja ma tahan nüüd siia lisada juurde, siis ma vajutan plussmärki ja ma saan siit kas käia lihtsalt läbi erinevaid asju, mis ma tahan vaadata või siis ma saan otsingusse panna. Kuna mina hetkel tahan sessiooni infot saada näiteks täpsemini analüüsida, siis ma panengi siia otsingusse session ja valin siit näiteks session campaign, session source medium, session manual term näiteks. Ja ma tahaks ka veel session default channel gruppi näiteks ja panen import. Ning selle kõige parem meetrik on sessions alustuseks, siis ma vajutan seal meetrikust täpselt samamoodi ja kirjutan siia otsingusse siis, mis ma soovin. Kui mul näiteks ei ole ideid, kui ma teen troubleshooti ja ei tea täpselt, mida ma tahan vaadata, siis ma käingi need kõik ükshaaval läbi, katsetan erinevaid asju, mis minu jaoks parasjagu vajalikud on. Ning hetkel siis need on mul kõik siin nii-öelda vasakus tulbas olemas, ehk siis neid ma saan hetkel parasjagu kasutada. Et selleks, et neid siia tulpa saada, on kaks võimalust. Kui tahta nii-öelda ridade alla, ehk siis rows saada, siis piisab, kui teha 2 klikki. Ja nad ilmuvad sinna. Selleks, et oleks midagi näha, tuleb ka meetrik peale panna, siis see pilt hakkab välja nägema selline. Teine võimalus on mul lihtsalt nad lohistada sinna kohta, kus ma tahan, aga selle lohistamisega on see, et te ei pruugi igal hetkel alati kohe võtta. Paneme siin näiteks ka kampaania juurde. Siin ma saan neid asukohti veel oma vahel muuta, kui ma tahan, et selles mõttes mängimisruumi on. Ja siit siis juba, mis ongi suur eelis, ma saan panna 3 dimensiooni vabalt, et saame rohkem andmeid korraga. Ja näiteks ma tahan event name'i panna tulbaks, siis kõik sessioonid nii-öelda ka veel tulpadeks vastavalt siis evendi nimele, mis siis jällegi annab rohkem võimalust erinevate andmete analüüsimiseks. Nüüd, kui ma tahan aga vaadata näiteks ainult kõiki neid source medium'e ja kampaaniaid, mis lähevad display alla, siis ma saan siit peale panna filtri. Siin all on filters ja kõige lihtsam on, kui lihtsalt siia peale vajutada ja siis valida, mis dimensioonile või meetrikule on soo filter peale panna. Hetkel ma tahan session default channel. Ja siin tulevad erinevad võimalused. Siin selles mõttes võib jällegi erinevaid testida, kui on mitut erinevat soo kasutada, siis saab kasutada matches regex või siis siin on veel contains või does not contain, ends with, begins with, et võimalusi on. Aga hetkel ma panen exactly matches ja siis on jälle hea see, et ta pakub mulle kõik need võimalused, mis on olemas. Ja valime siit näiteks praegu display ja panen apply. Siis ta toobki mulle siia display kampaaniad. Nüüd ma tahaks sinna juurde lisada näiteks manual termi, aga kuna ma tean, et kõik on sessiooni, kõik need sessioonid on display channel grupis, siis ma justkui tegelikult võin ju selle display channel grupi siit eest ära eemaldada. Ehk siis on üks nii-öelda asi vähem, mida korraga vaadata, ehk siis on neid ridu natuke vähem. Lisan manual termi sinna juurde. Kuna mul on filter peal, siis need ei muutu. Ehk siis siit ongi näha, et saab jälle analüüsida. Ning täpselt nagu igal pool, siin by default ta näitab 10 rida. Ja siit show row's ma saan siis valida, et mitu rida ma tahan, et ta näitab. Nüüd seda exploration'it on võimalik siis alla laadida, eksportatana, ongi siis Google Sheets'i, PDF-i, Excelisse. On võimalik siis PDF-i näiteks ainult see konkreetne tab või siis kõik tabid, et ma kohe näitan ka, kuidas siia tabi juurde teha. Ning teine võimalus on exploration'it jagada, ehk siis siin ta tulebki ette, et kui teistele jagatakse, siis on read only. Ja kui sa siit share paned nüüd, siis see ilmub kõikidele kasutajatele, kellel on ligipääs teie kontole sinna exploration vaatesse.
ja siis kõik näevad seda raportit või seda exploration'it, aga mitte keegi seda muuta ei saa. Ehk ma hetkel ei hakka seda jagama. Nii, nüüd kui ma näiteks tahan teha siia veel teise juurde, siis ma saan siit ülevalt panna plussi ja näiteks võtan Funnel Exploration'i. Siis Funnel Exploration on eriti e-com klientide puhul, see on väga hea koht, kus analüüsidagi kasutajate ostuteekonda, sest kasutajatel ongi kindlas järjekorras ette nähtud e-com sammud, mida nad täitma peavad. Ehk kui teil näiteks on ka veebilehel selline teekond, et mis järjekorras kasutaja mingeid samme peaks täitma, siis saab selle funneli siin ehitada. Ja siin ongi selline koht nagu steps. Ma teen seda praegu hästi üldist näitajate põhjal, mis siis ongi page view event on justkui esimene, mis peaks saatma välja. Siis ma võingi see otsingusse panna täpselt, mis ma tahan. Panengi page view, siis ta saadabki lehevaate välja. Ma võin siia panna parameetri tingimuse veel peale, kui ma tahan. Ma võin siia panna lisatingimuse näiteks, et mis linnas peab see kasutaja olema olnud või mis evendi täpsustus on või mis soost ta peab olema või siis mis source'i kasutanud, et selles mõttes võimalusi on palju. Ma hetkel ei hakka siia midagi juurde lisama, aga siin on and ja or tingimused, et selles mõttes jällegi valikuvõimalust on. Lisame siia näiteks mingi teise sammu, kuna ma hetkel võtan siit lihtsalt mingi evendi. Võtame näiteks, selle. Ja siis ma panengi siit ongi näha, et peale lehe vaatamist on siis nii-öelda järgmisena teevad selle sammu, on põhimõtteliselt 4000 kasutajat ja siit ma saan siis uuesti panna järgmise sammu ja ma eeldaks, ja olen 100% kindel, kui ma panen siit selle järgi, et siis need justkui peaks järjest minema. Ehk siis ma saangi siit selle nime kopeerida ja panen siia vahele lead. Ja nüüd, kui ma selle lisan, siis see funnel tulebki sellisel kujul. Ehk siis selles mõttes ta ei ole kõige parem näide võib-olla praegu, sest seda page view eventi on nii palju rohkem võrreldes teistega, aga põhimõtteliselt seda saabki siis panna näiteks session campaign breakdown'iks, saabki kampaaniate vaates seda analüüsida, et kui palju mingis sammus oli ärakukkumisi, mis kampaanial. Et selles mõttes, kui teil ongi mingid sellised teekonnad teada, mis järjekorras mingi kasutaja peaks mingid samme läbima, siis väga soovitan neid funnelid ehitada. Nende funnelite puhul ma saan ka nüüd näidata, et kuidas seda funneli raportit lisada raportite vaatesse. Siis siin on üleval, et save as a report in the library. Ehk ma veel otseselt ei ole päris täpselt aru saanud, mis loogika alusel ta siia ilmub. Et kõikidel explorationitel ei tule, aga funnel raport on see, et siia saab kuni 10 sammu panna ja see igal juhul ilmub. Siis kui see tuleb, siis see märk tähendab seda, et saab salvestada raportite vaatesse või nii-öelda kõigepealt library'sse ja siis saab raportite vaatesse tõsta. Siia ma panengi teist 2, siis ma tean, et ma ka selle kustutan sealt pärast ära. Panen salvesta, siis siin ei muutu mitte midagi, kui tuleb lihtsalt see teade siia alla. Ja nüüd, kui ma siit panen exploration nimega, panen test, siis ma kustutan ka selle pärast ära. Siis selle te salvestasin automaatselt ja nüüd, kui ma lähen uuesti raportite vaatesse ja võtan siit alt library, siis ma näen, et see test 2 on siin olemas. Ehk siis siit ma saan täpselt samamoodi ta lisada lifecycle'i alla, siis ta on põhiraportite vaates. Ehk siis selles mõttes on funnel exploration väga kasulik. Kas teil on explorationi kohta äkki veel täpsemaid küsimusi? Et siit, kui nüüd tulla, siis kõik need, mis on enda nii-öelda loodud, kõik siis salvestuvadki siia, et üldiselt kõik näevadki ainult enda pilte siia. Vastasel juhul, kui keegi teine on veel jaganud midagi, siis ilmuvad siia ka teised, et on näha, kes on owner.
mis ma võib-olla siin tegelikult veel juurde ütleks, on, et siit on näha, et osad dimensioonid, et hetkel näiteks session source medium dimensioon ning kõik meetrikud on hallid. See tähendab seda, et parasjagu nendes raportites või nii-öelda neid siin kasutada ei saa. Ehk siis, kui ma nüüd liigun siia peale, siis siin nad on kõik jälle ilusti mitte hallid, ütleme siis nii. Ehk siis see tähendab, et kõiki saab siia kasutada, et kui ma siis panen view userid, siis ongi näha, et nad kõik läksid ilusti peale. Ehk siis vahepeal ongi, et mingeid asju lihtsalt GA4 ei lase koos analüüsida. Ehk siis sellega peab arvestama, et kõik ei ole koos nähtav. On teil selle osa kohta küsimusi? Okay. Tundub, et ei ole. Siis edasi ma liiguksid alt admin vaatesse. Et see vaade nüüd natukene on muutunud. Aga siit ma võib-olla käiksingi üle kõige olulisemad asjad. Ehk siis siin on erinevad nii-öelda data info, siin on näiteks data filters, mis ongi siis internal traffic'ut saab siit kaudu justkui nii-öelda välistada. Ja samuti siis saab siit ka developer traffic'ut välistada. Ehk siis saab need filtrid peale panna. Kui need liiklused ei ole suured, siis üldiselt me ei näe väga põhjust, et seda välistada. Sest oli ühe kliendiga selline kokkupuude, kus nad arvasid, et 90% nende veebilehe liiklusest tuleb sisekasutajate põhjalt. Oma töötajad, tegelikult see oli selline 5%, mis oma töötajad tegid. Ehk üldiselt see maht ei ole niivõrd suur, et seda reaalselt oleks vajadust välistada. Siis siin all on palju erinevat infot, et ongi data stream, mis siis ongi see koht, kus siis see liiklus tuleb sisse, on data collection, mille abil siis kogutakse demograafilist infot ja sellist täpsemat kasutajainfot. Siis on data import, kus siis saabki mingitel juhtudel välist infot importida siia. Siis on data retention periood, mis siis ongi soovitus 14 kuu peal hoida ilusti. Ja siis on data kustutamise requestid. Ehk siis GA4 on võimalik teha request, et data ära kustutada, aga üldiselt me seda teha ei soovita. Edasi on data display, kus ma käiks veel üle enne kui audientsideni jõuan, et siin on selline vaade nagu events. Ja kui on soov mingi event veel konversiooniks märkida, siis see on see koht, kus seda teha saab. Ehk siin kõik need, mis on nii-öelda sinised, need on märgitud konversioonideks. Ja kõik, mis on hallid, need on lihtsalt eventi tasemel, ehk siis siit alt saab ise märkida neid. Küll aga kõik, mis märkida konversioonideks, selles mõttes on mõistlik vaadata üle, et page view näiteks ei ole soovitus üldse konversiooniks märkida, kuna see tõstaks engagement rate'i niivõrd üles ja see ei oleks mitte kuidagi adekvaatne, sest iga kasutaja teeb lehe vaate. Ehk siis siin võikski olla märgitud reaalselt need konversioonid, mis ongi olulised või nii-öelda need eventid. Siis konversioonidel ongi täpsemalt juba see, kus on näha need eventid siis, mis on konversioonideks märgitud, ehk selline koondvaade. Siin koha peal saab neid juurde ka teha, on ju? Kui ma võtsin uue eventid on teha? Siin saab, kuigi kuna teil on Google Tag Manager kasutusel, siis ideaalis oleks soovitus kõik nad läbi selle lisada, kuna sealt kaudu on lihtsam, sest siin on erinevaid piiranguid peal, GA4 peab mingit infot ikkagi niivõrd hästi kätte saama, et jah, kui mingi konkreetne page view teha, okei, selle saab siit seest hästi teha. Aga kui näiteks mingit vormi saatmist või CT klikki, siis läbi Google Tag Manageri on niivõrd palju lihtsam seda kõike seadistada. Okei. Aga jah, et selles mõttes muidu see võimalus on olemas, et võite vabalt ise siit vaadatagi, et mis võimalused on, kuidas on. Siis enne kui ma audientsideni lähen, ma käiks ka need teised punktid üle. Siis on custom definitions,
mis siis ongi see punkt, et kui GTM-ist saata kaasa evendiga erinevaid parameetreid, siis see parameetri nimi tuleb siinkohal ära defineerida, et siis, kui see on siin tehtud, nagu me content name'i ja content urli puhul näeme, siis kogu selle info saab ilusti raportite vaates nii kätte, nagu ka enne ma näitasin, et siis tuli see teine dimensioon. Channel grupid, kui on oma loogika mingid asjal, et näiteks mingit infot jookseb hästi palju unassigned alla, aga tegelikult ta võiks olla mingi channel grupp, siis siit saab teha custom channel grupi, et see võimalus on ka olemas. Siis on attribution settings, kus siis saabki muuta nii-öelda neid settinguid, mis me soovitame hoida kõik nii nagu on, ehk siis data driven ja kõik nii-öelda need päevad asjad nii nagu on, ehk siis see on soovitus selliselt jätta. Siis on reporting identity, mis on 2 võimalust, blended ja observed. Üldiselt on soovitus hoida blendedi peal, aga võib ka vahepeal testida observed peal, et selles mõttes see oleneb täiesti soovist. Mis see vahe tähendab üldse? Kui on blendedi peal, siis on ka modelleeritud infot. Ehk nii-öelda Google ise selles mõttes natuke modelleerib, et proovib ka tuua sisse seda infot, mida ta tegelikult kasutajate põhjalt ei saanud, näiteks sest kasutaja ei andnud konsenti. Okay. Aga observed puhul siis seda võimalust ei ole. Ja Okay, siis on viimane debug view, mis siis ongi, et kui näiteks event läbi Google Tag Manager Preview troubleshootida, et siis siit näeb reaalajas ka, mis kuul mingid asjad siia sisse jõuavad. Siit alt ma veel võib-olla enne, kui ma audientsideni jõuan, käiks veel product links. Ehk siis, kui mingi asjaga peab olema lingitud, siis siit on näha, et millega saab kohe kergelt nii-öelda otse linkida. Et selles mõttes on jällegi hea, sest näiteks Google Adsi puhul ongi näha, et on lingitud mis kontoga, kes on linkinud, mis ajast on lingitud, et ta on hea mugav kõike vaadata. Aga nüüd ma siis jõuaks audientsideni, mis siis ongi siin data display all. Siis miks me ostjaid seal raportis teeme, ongi see, et kuna teil ei ole sellist eventi, siis seal audientsis ei ole ka liiklust. Ehk siis justkui seda ei ole seal mõtet näidata. Aga kui nüüd uut audientsi tahta luua, siis siin ongi kohe new audience ja siis siin annab erinevaid võimalusi. Üldiselt mina kasutan custom audience'i, kui ma midagi loon, siis tavaliselt ma juba tean, mida ma luua tahan, aga samuti siin on olemas mingid template'id ja ka predictive audiences. Aga nüüd on ka rohkem justkui nii-öelda ostudele, asjadele, et siit ongi näha, et 2 on võimalik teil kasutada, 3 ei ole, et siin ta annabki selle teate, et neid võib ka vabalt katsetada, et audientsid on asjad, mida väga julgustan testima, sest kui neid kuhugi kampaaniatesse otseselt peale ei panda, siis ega nad ei mõjuta mitte midagi, et te saate lihtsalt ise infot juurde. Aga kui nüüd luua custom audience, siis ongi start from scratch, create a custom audience. Ja kui ma vajutan siia peale, siis tuleb ette dev. Siis siin tulevad nüüd erinevad võimalused. Siis kõigepealt üleval ongi valik, kas kasutajad kõikide sessioonide peale, sama sessiooni peale või sama eventi peale. Üldiselt mina olen valinud, et need, kes sama sessiooni põhjal midagi teevad. Panen tingimuse. Näiteks ma tahan kõiki kasutajaid, kes on teinud lead event'i ETL-e. Ja justkui tegelikult ongi mul audience tehtud põhimõtteliselt. Mis mul vaja on teha, mul on vaja määrata, mis ajaperioodi ma tahan. Kas ma tahan, et ta hoiaks audience'is inimesi 30 päeva, kui ma eksi 540 päeva oli vist maksimum, ehk ma saangi siit ise valida täpselt selle aja, mis ma tahan. Ja ma saan siia lisada or-tingimusi, and-tingimusi, ma saan exclude'ida mingeid inimesi siit, ehk selles mõttes ma on võimalusi, kuidas seda luua palju. Enda loomine on hästi lihtne võrreldes sellega, mis info mul olemas on. Ja
kui see on mul tehtud, siis mul tuleks selle audientsile panna nimi. Näiteks sellisel juhul mul olekski electricity lead ET. Siis kui millegipärast siis salvestada, hetkel selle põhjal, et mul siin ei ole ühtegi tingimust, on läbi errori. Ma selle kinni panen, ma saan salvestada ja siis ma põhimõtteliselt paneks save ja ta ilmuks sinna. Ma hetkel seda ära salvestama ei hakka, sest ma ei tea, kas soovid seda audientsi või mitte. Aga kui see oleks niimoodi tehtud, siis ta ilmuks siia ja kuna teil on Google Adsiga ka lingitud, siis see audients ilmuks ka kohe Google Adsi ja seal siis saaks seda mugavalt rakendada erinevate kampaaniate peale. On teil küsimusi selles osas? Praegu ei ole. Peab proovima. Aga selles mõttes tegelikult see olekski GA4 sellise vaate poole peal minu poolt kõik. Ja nüüd siis võiks proovida seda custom raportit teha. Ja, teeks selle osa. Et siis peaks siis mina hakkama seerima oma ekraani, on ju? Ja. Üks sekund, et ma natukene, pean kohe leidma selle koha, kus ma saan nagu kõik need uued asjad. Oih, midagi läks valesti siin. Sorry, ma kohe jõuan teie juurde. Pean sign in tegema, ühesõnaga ma olin välja logitud, nii. Kui nüüd. Nii, aga alustame siis, et kust otsast ma selle asjaga siis alustan, et põhimõtteliselt teema on selles, et meil on City24 lehel on link, kui see nüüd tuli nüüd õige koht või ei tulnud. Ja see link viib meie kodulehele, ühesõnaga meil on seal nii-öelda siuke affiliate teema, on ju, et nii, City24 ja meil on siin siuke lingike, eks ole, Alexela. Ja põhimõtteliselt see tähendab, et nende lehel on siis istutatud meie link ja nemad saavad siis vaadata meie elektripakkumisi, on ju, nagu siuke affiliate, et põhimõtteliselt siuke üleüldine küsimus ongi meil see, et kuna neile saab nagu mingit raha makstud ka selle eest, on ju, et meie link istub nende kodulehel, et kas see on siis siuke kasulik asi, mis seal edasi hoida, kas see partnership nagu tasub ennast ära, et see on nagu see kõige suurem küsimus siis, mis tahaks tegelikult vastust saada. Need lingid on meil olemas ka, siin on neil üleval, eks ole, eesti, vene ja inglise keeles, et need on ka meie kodulehel olemas, et need lingid siis viivad ka samamoodi meie eesti, vene ja inglisekeelsetele kodulehtedele, et kui siia nagu klikkida, on ju, siis inimene jõuab meie elektripakkumisteni meie kodulehel. Nii et kui nüüd vaadata Google Analyticsit selle kohta ja kõike, et kust otsast siis peaks algust tegema, et sellele probleemile või sellele asjale infole järele saada, nagu järele jõuda. Esimene küsimus on kohe, et kas teil on seal ka UTM-id kasutusel? Ja, kohe ma otsin selle õige koha. Kui sa selle lingi peale vajutad, siis sa saad teada selle UTM-i. Alexela lingi peale. Siis sa mõtled siia? Jep. Nii. Siin on siuke jada asju.
me saame teha seal filtreeringu näiteks uue time source'i põhjal. Ehk see peab olema City 24. Jah. Siis ma eeldaks, et meil on kõige mõistlikum seda teha sessioonipõhiselt. Ehk siis, kui minnagi GEAsse, siis ma soovitaks võtta raportite vaate. Nii. Ja acquisition ja traffic acquisition raporti. Traffic acquisition, jah, just. Jah, et võtaks selle põhjaks, sest ma kujutan ette, et see raport võiks sarnane näha välja nagu see. Aha. Nii, ja siit ma näen, et tuleb välja, et ei ole piisavalt õigusi, et seda luua. Aha, kust seda näha? Sest teil ei ole seda pliiatsi märki seal. Karoliina, kas sa tead, kes haldab seda GEA4 propertit, kellel kõik õigused on, sest ma vaatan, et meil ka ei ole, et me saaks neid õigusi muuta. Oleks sellel kellelgi? Tähendab, Artjom peaks meile saama neid õigusi jagada muidugi. Et meil on see IT peaks jagama meile. Et ma ei teadnudki, et mul kõiki õigusi ei ole, ühesõnaga. Jah, sest ma praegu vaatan, et jah, meil ka puuduvad need õigused, et teile neid juurde jagada. Aha, aga milliseid, mis õigusi, kuidas ma need täpselt küsin neid? Ma võiks praegu tegelikult kirjutada, äkki ta saab muidugi, ma ei usu, et ta nii kiiresti saab. Nii kiiresti ilmselt ja pigem siis las Karoliine teeb selle raporti valmis ja siis sa järgmine kord saad video pealt järgi vaadata, kuidas neid raporteid endale salvestada. Selge. Ühesõnaga, mina stop sharing ja siis Karoliine teeb enda selle ekraaniga share'i. Niipidi. Okei, teeme nii. Traffic acquisition raporti siis põhjaks. Ja hakkame seda muutma, sest soovitus ongi võtta põhjaks see raport, milles kõige vähem peaks üldse midagi muutma, ehk siis kõik asjad, mida tegelikult tahaksitegi näha. Ehk siis siit me saamegi jooksvalt vaadata, et kas on mingid asjad üleliigsed, mis võiksid kohe ära eemaldada. Kui ma nüüd siit customers report panen või siis midagi, mida juurde lisada. Siis kas dimensioonide vaates sobib, kui jäävad kõik need samad dimensioonid? Või näiteks tahate, et jääkski ainult kampaania või default channel group. Et kuna see tuleb niivõrd spetsiifiline, et siis justkui võib-olla kõiki neid ei ole vaja. Ei oska öelda, jah, praegu. Okei, aga siis nad võivad praegu näiteks saada kõik, et te saate vabalt pärast ise ka seda muuta. Aga hetkel, kuna meil justkui ongi vaja lisada peale ainult üks filter, siis ma panen add filter. Ja siit on otsingusse source ja panen session source. Valin exactly matches, kuna siis ta annab mulle need asjad ette. Ja ma tean, et ma tahtsin City 24. Ma vajutan City 24 ja apply. Ja siis tulebki selline raport. Ehk siis hetkel ta justkui jääkski, ma vist revenue võin tegelikult ära eemaldada, kuna revenue on nagunii 0. Nii. Ja siis see tulekski selline raport, ehk siis iga kord, kui see raport lahti võtta, siis jääks. Ma võib-olla teeks veel selle muudatuse, et ma paneksin session campaign'i, paneksin default'iks. Ehk siis, kui te võtate selle lahti, siis te näetegi kohe, et session campaign on elekterkodu tarbijale näiteks. Ja source on exactly City 24. Kas sellisel kujul see sobiks või soovite, et ma veel midagi muudan? Average engagement time, engaged sessions. Mul on pigem siin küsimus juba, et palju te sinna raha sisse panite. Siis sa saad arvutada sessiooni maksumuse, konversiooni maksumuse. Ja siis te saate hinnata, kas see tasub teile ära või mitte. Hanno peaks teadma selle kohta.
ei taha rõhutada praegu. Aga põhimõtteliselt siit näeb, et meil on konversioonideks märgitud kõige olulisemad konversioonid ja sealt on ainult siis nii-öelda, kuna me ei pääse teie minu.alexela siis sinna portaali, kus on kasutaja sisse loginud, siis meie näeme ainult seda, kui kasutaja on klikkinud siis näiteks, et soovin lepingut sõlmida ja ta suunab sinna minu.alexela sisse logima ID-kaardiga, et me näeme kuni selleni, ehk siis see on siis selle liitunu klikk. Seda on ainult ühe korra tehtud. Aga siin jällegi mõelda, et see on City24, inimene alles otsib kodusega, inimene ostab või suure tõenäosusega endale teenuse, kui ta juba elab seal enda uues kodus. Ehk siis seda oodata sealt ei ole. Nüüd siis lihtsalt vaadata, koduad on kodulehel olnud, kas ta on veel seal mingeid lehti vaadanud ja kui palju see ühe sessiooni hind maksma läheb. Kusjuures see on päris hea point, et Hanno ka nagu kõrva taha, et põhimõtteliselt, kes on City24 otsib endale uut kodu, on ju, et kas ta on seal parasjagu Ei, see on kalkuleeritud risk. Telia on ka samamoodi seal. Okei, see oli lihtsalt, see oli päris hea point, et mul nagu praegu... Ei, sealt konversiooni ei ootagi, aga pigem neid huvilisi. Et selles suhtes, kui selle sessiooni hind on ka mingi 5 euri või 3 euri, siis see on kallis ja seda ei ole mõtet sinna raha panna. Jah. Aga muidu, kui vaadata, et nad on 1 minut seal kodulehel olnud, ehk siis tegelikult huvi on, midagi nad on seal otsinud, et jah, siin tuleb arvutada ka summaarselt, et palju need asjad maksma on läinud. Okei, kas me vaatame seda, vähemalt nüüd me teame, palju sealt tuleb üldse, et see tükk oligi praegu puudu. Et saame seda ise ka nagu natuke paremini leida ja näha, et aga kuidas nagu, kui me nüüd tahame natukene vaadata, vaata niimoodi neid asju, kõiki neid parameetrid seal ükshaaval läbi, et kas on mingit arvamusi nende kohta või et nagu, kas on hea, kas on halb, kas on jääb mingi, ma ei tea, kõrgesse, pigem madalast. See aeg, mis kodulehel on oldud, on üsna okei. Ma arvan, engagement rate on pigem madal, kukkumine on suht kõrge, üle 50%. See on pigem kehvemapoolne tulemus, sellepärast et see link on seal lihtsalt olemas ja inimese enda otsus, kas ta vajutab sellele lingile või mitte, et see kogemata ei juhtu. Ehk siis, kui ta nüüd maandus sinna lehele, siis üle poolte siis läksid sealt ikkagi minema, sest ei rahuldanud nende vajadusi või mis iganes selle kohta öelda. Et see on pigem madal, aga jällegi, kui ma teaksin seda summat, mis selle investeering oli, siis ma suudaks selle tegelikult ära arvutada, kas see tasub ära või mitte. Okei, sest sealt tuleb veel jah, see teine tase nagu juurde, et panna see rahaline faktor sinna juurde ja siis ka neid asju. Üsna keeruline. Jah, et sellised asjad tuleb tegelikult detailidena pulkadeni lahti võtta. Kui on sellised kampaaniad, et meie kampaaniad on siis pigem kas teadlikkus või konversioonid ja siis mina töötangi ainult nende eventidega, mis siin on GA4-s ja siis mina arvutangi selle tasuvuse ära, et palju me investeerime, palju see üks konversioon maksab ja siis mina oskan juba hinnata, kas kampaanial läheb hästi, kas me peame midagi muutma, kas me peame sõnumit muutma, mis iganes, et mina toimetan ainult nende sessioonidega, mis tuleb kodulehele ja eventidega, et minul seda otsest nagu analüüsida, seda ei ole vaja, mis kodulehel toimub, et mina siis hindan seda nii-öelda kliendi tootlikkust siis oleks selle mõttes, et ma seda engagement rate ja neid asju ei vaata. Minu jaoks on see nii-öelda, on väljend selle kohta, et need on nagu minu jaoks proximeetrikud, ehk siis need ei ole minu jaoks relevantsed. Okei.
aga praegusel juhul jah, siin tuleb sessiooni hind välja arvutada ja siis pigem seda engagement rate'i ka vaadata, et kliendi või kasutaja enda otsus on sellele Alexale lingile vajutada ja sellest on kukkumine olnud üle 50%, et see on kõrge natuke. Okei. No selge. No nüüd teab, mis, mina ei tea, kas seal on mingid norme ka, et kui mis iga perioodi tagant seda nagu peaks jälgima, et ma ei tea, korra. Kuna see liiklus on nii vähe, siis pigem korra kuus, jah. Et Karoliina, sa võid selle täitsa ära salvestada ja siis nad saavad seda vaadata ise ka iseseisvalt. Jah. Ma salvestangi ta uue raportina ja panengi 24 traffic näiteks nimeks. Ja siin ei ole välja tulnud seda ärikliendi, seda liiklus, mis tähendab, et see liiklus on nii väike või siis olematu, ehk siis seda ei tule siin raportis välja või GA4-s. Ja ma tõstan selle kohe ka sinna acquisition raport vaatesse ära. Ja selle testi ma eemaldan ära ja salvestan olemasolevast. Et siis nüüd on teil kohe siin see raport ilusti olemas. Okei. Siis saab ja ülevalt sealt paremalt saab siis muuta neid kuupäevi või seda ajaraami. Jah, täpselt, et siin on võimalusi seda muuta. Ma ei tea, võib-olla ühe väikse asja teeks veel ära, et ma ei tea, näiteks meil on kodulehel on see elektrihinna kalkulaator, et kuidas ma nagu approach'iks seda, et ma lihtsalt vaatan seda elektrihinna kalkulaatorit, see nagu eelmine aasta sinna alles tuli, et kui palju seal mingi külastavust on ja kui seda kasutatakse, et kust ma seda nagu hakkaks otsima, seda infot. Seda maandumistehte minu arust on vaja näha kõigepealt, mis see maandumistehte, kus see kalkulaator on. Mingi kalkulaator on meil siia pandud, aga ma ei tea, kas see õige. Seal on 2 kalkulaatorit meil ja kodulehel on üks siuke üleüldine ja siis on teine, mis on alles tekkinud mingi pool aastat tagasi, võib-olla natukene hiljem, ütleme 4 kuud tagasi on ja elektrihinna kalkulaator. Kõige lihtsam, kuidas siis toimida on, kuna UTM-i asju küljes ei ole, siis sa lähed selle maanduslehe peale või vähemalt saada meile siia ja siis seal taga on kaldkriips ja siis on mingid, igal urlil on kindel lõpp, mille järgi me saame sorteerida. Ma korra vaatan, ma panen teile lingi lihtsalt praegu. Siis ta nagu kodulehel on meil ta seal elektrihinna kalkulaator. Vaatame, kas selle kohta annab välja pikkida mingisugust infi. Ma panen meie ühisesse chati praegu näiteks. Ma arvan, et suure tõenäosusega me peame siin kõigepealt event'i tegema. Ja seda me hetkel ei track'i. Kas klient teeb sellega midagi? Siis saab ainult vaadata lihtsalt lehekülastusi hetkel. Jah, et hetkel me saame vaadata, kui palju seda maandumislehti külastab. Ma kirjutasin midagi valesti. Elektrihinna, ja, üks tõh on puudu vahelt, elektrihinna. Hetkel saab jah, ainult lehekülastusi analüüsida. No jällegi vaata, et 1 minut on seal lehel olnud, et see on suht kaua, et nad ikkagi siin arvutavad päris pingsalt oma asju. Okei. Aga me seda, neid klikkimisi siin, mis nad nagu seda me ei track'i hetkel, et see on meie jaoks uus info. Et jällegi, kui teil on kodulehel sellised asjad, mida te soovite nagu jälgida, siis meile teada anda ja siis meie tehniliselt seadistame ära. Teie saate GA4-s endale selle jaoks raporti teha, siis saate igakuiselt jälgima hakata seda. Okei, no see on üks asi, millele võiks
see elektrihinna kalkulaator teha. Ta on nagu meil vist mingi 3 kuud äkki olnud või 4 kuud või maksimum seal. Et tagantjärgi me trackida ei saa. Seda ma tean. Jah, et kõik, mis alates sellest päevast, kui see event luuakse, sellest päevast siis saab neid hinnata, aga selle võib ka nagu täitsa juba ära, Karoliina, ma arvan, salvestada, et kui event sinna juurde tuleb, siis see tuleb lihtsalt boonuseks sinna juurde panna. Kui ma hetkel vastan raportit ei teinud, siis ma teen selle tänase jooksul ära ja lisan siia, ma lisan selle see engagement'i alla näiteks või kas on soovi kummasse ma ta lisan? Engagement, no paneme engagement alla näiteks siis. Ja. Panen kirja, et tänase päeva jooksul teen selle raporti ära. Jah. Okei, kindlasti tuleb aja jooksul veel igasugused küsimusi, et selle video peab mitu korda läbi vaatama. Jah, eks ta nii ei ole jah, et tuleb videot vaadata ja siis paneb pausile ja siis vaatad uuesti, et see võtab alguses aega, aga kui igapäevaselt sellega tegeleda, siis lõpuks jääb käe sisse, et saab nagu natukene sellise, saab aimdust nagu orienteeruda paremini, et praegu nagu täitsa loogiline, et seal on hästi palju infot ja erinevaid atribuute, et seda kõik on hästi palju, et võtab aega kindlasti meil siin kõigil harjuda. Aga muidu väga tore ja väga põhjalik, et nüüd on pilt olemas. Nii et kas kellelgi teiseks meie poolt, Anno, Karmen, midagi? Peabki proovima vaatama. Katsetamise asi. Jah, et meil on täpselt seda, kui saaks video, siis ma vaataks seda mitu korda. Uuriks, analüüsiks. Ja kui mingi küsimus